Lähetuste tööriist on Esiilis mõeldud nendele inimestele, kes vastutavad selle eest, et kliendile saadetakse ära õige kaup planeeritud tähtajaks ja loomulikult õiges koguses. Mida me siin tööriistad siis näeme? Kõigepealt me näeme oma klientide nimekirja, kes on meilt tellinud mingisugust konkreetset kaupa ja seda, kas see kaup on valmis. Need numbrid, mis on rohelised, näitavad seda, et tootmisest oli tellitud 10 tükki ja neid tooteid on 10 tükki saabunud valmistoodete lattu. Seda rida aga näiteks oli tellitud 4 ja valmistoodete lattu on saabunud 2. Ehk me saame teha osalise lähetuse. Mis me veel siit näeme? Me näeme kuupäevasid, kunas mingisugused kaubad on planeeritud tootmisest tulema, kui palju neid on tootmisest vastu võetud, ehk et seesama number 2, mis siin on lähetuse mõistes, näitab ka on palju vastu võetud, ja kunas tuleb antud kaup kliendile ära lähetada. Selleks, et neid otsuseid oleks kiirem ja mugavam teha, on ülemises plokis erinevad filtrid. Vaatame siit ainult mõnda. Näiteks näita mulle ainult ridu, mida ma antud hetkel saan komplekteerida. Värskendame andmeid ja näeme seda, et meil on võimalik Espakile ja Seppole mingisugust kaupa saata. Kuna mõlema kuupäevadega on veel natukene aega, siis läheme kõigepealt Seppo pidi, sest temal on kõik tooted olemas. Paneme filtrisse Seppo, võtame kõik read aktiivseks ja ütleme koosta lähetus. Seega tuleb siia üks kontrollaken, vaatab numbrid üle, kõik klapivad ja ütleme koosta. Selle peale luuakse teile kohe automaatselt täidetud lähetuse dokument, kus on peal kõik kliendi vajalikud andmed, palju telliti, mis oli kuupäev, mis planeeritud, lähetuse kuupäev ja nii edasi. Salvestame dokumendi, tekib meile lähetus number 92 ja koos sellega automaatselt tekib ka saateleht, mida on siis võimalik välja printida ja kaubaga kaasa anda. Loomulikult on võimalik siis antud dokumenti ka läbi e-maili kliendile välja saata. Kui me lähetuse dokumendi oleme ära kinnitanud ja selle siit kinni paneme, aga kaup ei ole veel majast välja saadetud, tuleme siia tööriista tagasi, kustutame Seppo, värskendame andmeid ja näeme seda, et nüüd me saame lähetada ainult Espaki kaupa. Kui me eemaldame linnukese, näeme aga seda, et Seppo tööd on kõik kinnitamata lähetustel ehk et nendega on tegeletud, aga kaup ei ole majast välja saadetud. Juhul, kui me nüüd selle Seppo saadetise majast välja saadame, ehk et me kinnitame, salvestame, see tähendab siis seda, et kaup läks majast välja, tuleme siia ja teeme uuesti refreshi, siis kaovad Seppo read siit ära ja me teame, et nendega ei ole vaja rohkem tegeleda. Tööriista eesmärk on selles, et saada aru, millistele klientidele, kui palju tooteid on võimalik praegusel hetkel majast välja saata.